ma tahan sinna minna. Sest et see on nagu väikeste tüdrukute unistus sellise kohta tulla. Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma ustava karavan Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäevaelu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Eile jõudsime siis siukesesse vänni linnakusse või kämperi linnak, sest ta ei ole päris campsite. Sa ei maksa siin millegi eest. Siin on siuke hästi suur ja avar pinnas, kuhu saab parkida hästi mõnusalt. Ja siin on väga palju perekondi ja suuri ja väikeseid kämpereid. No ürita siis niimoodi teha jõuluvideod. Jesus Christ! Oh. Selle naarupahvaka seletuseks näitame ka teile mõnda kaadritagust hetke. Okei, ma pean käima. Aga ma pean näo punaseks saama. Sandra, ma pean vist minema. Lollapäe. Seikluse küttide karavanis saab olema küll üks tore jõuluaeg. Aga teile, head subscriberid, saaks naerma. Kuradi jabe. Ma ei saa see jabe. Yes, oota, ma mõtlen selle. Kas ma pean ütlema ka midagi? Jah. Kui lolli nägu, ma teen mingi. Peadki tegema. Ma tean, oota, sorry. Jaa, täna on ju jõulu. Ohoo, kui... Mingi 3 päeva tagasi tuli siis lolli idee, et teeks mingi naljaka jõuluvideo meie seikluseküttide kontole, et kõikidele vaatajatele, perele, sõpradele, nii ei saa perega koos olla see aasta, siis miks mitte? Äkki neil on vähemalt naljakas. Ja üks naljakas video teha neile jõulukingiks. Ja siis me olemegi sellega päev läbi mässanud. Rannas üks tädi tahtis pilti veel teha minust. Kuna mul niigi on siuke ebakindlus avalikus kohas mingit jõuluvana mängida ja siis mingi tädi tuleb juurde. Ja siis, kui see tädi tuli lähedale jõudis, siis oli juba fine. Siis ta mingi, kas ma pilti võin teha? Siis oli juba, kõik oli okei, aga siis, kui ta mingi hiilis seal taga, siis ma olin mingi, nii halb on näidelda. Aga sain tehtud ja sain pildi tehtud. Nüüd oled Karavani küla kuulsus. Mõtlesin, peaks lapsi siia vänni kutsuma niimoodi. Mul on kommi. Poleks kahtlane. Meie aeg siin Agianakise rannas hakkab otsa saama. Nii disappointed näoga lihtsalt. Vaata? Kes? Saa! Meie aeg siin Agianakise rannas hakkab otsa saama. Liigume edasi, vaatame kuskile väiksemasse kohta, kuhugi privaatsemasse kohta. Siin on väga palju kämpereid. Elu käib. Täna on nagu veidike rahulikum, ilm on ka siuke. Mida? Räägi ise siis. Ei, see on jumala hea. Aga lihtsalt ma ei saa enam naeru pidama nagu. Peale seda. Auto läks käima ilusasti. Ma arvan, ma tean, mille pärast meil kütusekulu on natuke kõrgem. Ma ei hakka kedagi teist süüdistama siin peale iseenda. Äkki siis peale rihmavahetust läks kütusekulu suuremaks. Pump on natukene teistmoodi regullitud nüüd ja mul läheb seda tööriista vajamist. See tähendab, et sa saadab mulle sellest nüüd pildid ja videod ja ma saadan selle oma papsile, kes annab selle oma sõbrale, kes tuleb Kreekasse, kes siin elab ja kelle juurde me lähme. Plaan on maadikas. Uskuge või mitte, oleme teinud siin paari päevaga
küll mitte selles kandis. Endal paar on nii-öelda reisitutvust või nagu kohtan uusi inimesi ja me oleme nüüd mõlemad näinud ka siin sellel alal nüüd parkimas. Et me ei kohtunud neid siin, me kohtusime teises kohas ja siis me hiljem nägime siin. Ja mõtlesin, et läheks vaataks, äkki ma leian üles neid. Siin on neid autosid päris ägedaid. Siin on siuke retrokas. Sellel oli ahi, ma tean sees, seal oli ennem korsten väljas. Siin on siuke Iveco 4x4 buss, päris kõna. Siin on muidugi tavalisi kämpereid. Ja siis see kooliauto, näe, meie sõbrad on seal. Hello! Bye! See on siis nende auto, kes meile just lehvitas, šveitslased. Päris kena pill. Siin parkimisala alguses on siis ka prügikastid. Siia saavad kõik inimesed, kes kämbivad, siis enda prügi visata, nii et sinna alale ei tekiks mingit prügihunnikut. Ja mis tegelikult oli üks puhtamaid campsite, mis ma Kreekas üldse olen näinud. Mitte nagu campsite, nagu päris campsite, millest sa pead maksma, vaid kus me oleme lihtsalt nagu ööbinud. Kõik rannaalad on muidu natuke, ikka mõni pudel seal ja siin ja... Aga siin oli jah, kõik suht kohas ikka. Eks muidugi inimesi on palju ja bad reviews oli ka üpriski palju, aga samamoodi oli ka palju neid häid reviewsid siin. No kuna siin on ilmselt siuke hipi kogukond vahepeal ka, no enamik ei tundunud praegu hipid, aga no väidetavalt siin tehakse ikka politseikoertega siukest narkoreidi vahepeal, leiab äkki mõne kanepi või seenekese kuskilt. Sandra on triggered, Sandra pissed off. Inimesed teevad kohvikus suitsu sees. Tahaks nagu natuke tööd teha ja värske õhku hingata, aga ei! Praegult on 3-3, siis igal pool tahaks tobi. Läheme järgmisesse. Siin on 6 kohvikut nagu igas nurga peal. Vaatame järgmisesse. Pissed off. Jah, sest et kõik kohvikud, kus ma käisin, suitsetati sees. Ma läksin küsin, suitsetatakse sees. Siis kõik on mingi, yes, nagu õnneliku nägu mingi, okei, siis ma ei tule. Nagu, say it's not happy for me. Leidsime siis ühe baari, kus küll lubati sees suitsetada, aga keegi seal ei suitsetanud sees, nii et all good. Saime, mis me saime olla? Tund aega? Maks tund, väga maks. Ja siis öeldi, et siesta põhimõtteliselt. Mingi selline asi, et nad panevad, me võtame nüüd puhkuse korra. Nüüd on nagu päikest ka natuke väljas, et äkki kannatab vännis teha natukene seda jõuluvideot, mis me tahaks nüüd üle homme välja saada äkki. Ei viitsi nagu otsida enam neid kohti. Ei viitsi, see on nii töötu, sa ei saa lihtsalt kuskil minnes, kui sa leiad, et saab, siis midagi on nii kalb. Tegelikult, mis kõige rohkem närve jääb, on see, et meie aku ei püsi nii palju, et me saaks vännis seda kõike teha. Kas või paar tundi päevas oleks väga hea, kui saaks teha mingi 3 tundi? Meil on 75 ampere-hourit akusid, selles suhtes ei ole mitte midagi. Ja see on 5 aastat vana aku, mis on korralikult ära kasutatud, abusitud. Seda on tühjaks lastud päris mitu korda. Pole praegu raha, et uut akut ka osta, nii et tuleb hakkama saada lihtsalt. Tere hommikust, 24. detsembri hommik on jõululaupäev ja meil on täna breakfast in bed. Sest 2 minuti pärast hakkavad Lepa-Triinude jõulud. See on üks mõnusa klassi jõulupäeva alguse. Timmi kingitus oli mõeldud kaunile Miiale, kes Timmile kohutavalt meeldis. Miia ootaski juba oma külalist, ka tema. Ostsime siis jõulude puhul kreeklaste jõulumeekipsiseid. See karp on nii suur, suht väike ja see kaalub kilo. Nii et ma tahan teada väga, mis siin sees on. Miks see nii raske? Küpsise pakk maksis 7 eurot. See on sticky cookies. See on üks raske küpsis, ma ütlen. Maitsme nagu piparkook. Aga täiesti teise tekstuuriga. Nagu, ma ei tea isegi, mis see tekstuur on. Sööks nagu taigend.
ma ei oska seletada nagu Kukitoo. piparkoogi taigent toorest, aga samas nagu küpsise moodi rohkem. Ma ei tea, seda peab vist ise proovima. Kukitoo nagu või? Enam-vähem, aga ta on nagu, ma ei tea, teistsugune ikka nagu, sa saad aru, et ta on nagu küpsetatud. Ja ta on niisugune nagu vettiv, aga see on päris hea. Mett täis. Väidetavalt. Ma eeldan, et see on mingi artificial mesi. Aga kuna ta on niisugune nagu koogi eest, siis ei ole 7 € isegi nagu nii, ma ei tea. Ta on nagu kook ikkagi suht. Päris küpsis ei ütleks. Siia kõlbaks nüüd üks soe jook kõrvale. Mõtlesin, et jalutan siis mööda randa teisele poole. Eile käisime nagu ühel pool, täna jalutasin teisele poole. Vaatasin Mapsist ka, et siit tundus kuidagi, et siin ei ole nii see kivine see pinnas. Ja kui siit vaadata, siis on ainult need ümmargused kivid, need munakivid. Need mind ei häiri. Peaasi, et sükest nagu kaljut ei oleks sinna vette. Nüüd on teine nädal põhimõtteliselt läbi saanud. Keha hakkab harjuma, enam ei ole nagu üllatus see minu jaoks. Mis siin on. Aga ega see väga külmvesi ka ei ole, kui aus olla. 10-20 sekundit sees, siis harjud nii ära, et võidki jääda sinna sisse ujuma. Aga lugesin kommentaari ka selle ranna kohta. Ja siis jäi 1 või 2 kommentaari jäid hästi silma, need olid järjest niimoodi. Üks oli kirjutus siin, et muidu väga ilus koht, aga väikeste lastega on nagu pole just kõige targem ideed siia tulla, et lained on suured ja läheb järsku sügavaks. Ja järgmine kommentaar oli, et väga hea koht, sobib lastele, väga madal vesi. Täna mängisime Lidlis sellist mängu, et võtame nii palju asju, kui kätte mahub. Aga nüüd Sandra tõi 6 paki vett veel juurde. Ja täna me mängime teist mängu ka, kui palju läheb see kõik kokku maksma? Mis arvad? See maksis alla 2 €, nii et... Ei, see maksis 2 €. 2 €. Mis ma ütlen see? 15. Nii palju. Mitte tea, ma pakun suvalt. Munad on juba mingi räigelt kallid. Ma pakun 12 siis. Aga ma arvan, et sa võidad. Eks paistab. Mina pakkusin 12, sa pakkusid 15. Let's see. Lidli saaga jätkuks, kõik asjad mahtusid kätte ära, aga kahjuks või õnneks mina võitsin. Ja meil läks 16 midagi eurot, which sucks, aga noh, mis teha. Ja nüüd me oleme tulnud maailma kõige randomimasse kohta. Ma lihtsalt vaatasin Google Mapsist mämmigi, mis see on. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahan sinna minna, sest et see on nagu väikeste tüdrukute unistus sellise kohta tulla. See on siuke printsessi loss. Siia jõudes oli täpselt selline tunne, nagu oleks sattunud täiesti teise dimensiooni. Muinasjutulossi looja Harry Fournier kaasas oma meistriteosesse Kreeka ja lääne mütoloogiast pärit jutustusi. Siin võib imetleda suurejoonelisi torne, rüütlite raudrüüsid, vappe ja hiigelsuurt Trooja hobust. Loss valmis eelmise sajandi keskpaigas ning oli mõeldud meenutamaks erinevaid muinasjutte, mida Kreeka vanaemad oma lastelastele rääkisid. Harry ütles kunagi, ära hinda kedagi tema raha järgi ega isegi mitte tema teadmiste järgi, vaid hoopis selle järgi, kui palju õnne ta suudab teistele edasi anda. Ma usun, et me kõik võiks vahel oma sisemisele lapsele rõõmu teha ja fantaasiatel lennata lasta. Täita, kuhu me tulnud oleme. Private beach once again. Mitte ühtegi hingelist ei ole siin. Lahedad kaljud on. Ja siis siin kaljude vahel on siuke kivirand, kivikribuga, kus on mul homme väga mõnus ujuma minna, ma loodan vähemalt.
aga päike on mega soe ja kuum ja väga mõnus. On küll ja siuke tunne nagu oleks nagu suvi, nagu palav. Mul on palav. Kes oleks seda arvanud, et 24 detsember. Meil on palav. Sama õues nagu väidetavalt on mingi või 16 kraadi äkki või? Aga mul on palav. Mulle sobib see 16 kraadi, väga mõnus on. Tegelikult peaks särgi ära võtma. Natukene päikest ka. Siia valgele kajaka nahale. Mis sa teed? Tuunikalasalatit ise tehtud kastmega. Kas see on meie jõuluroog? See on täiega jõuluroog. Kas natukene seda meekoogi, seda piparkoogi värki saab ka? Ikka saab. Täna on ju jõulud. Täna on ju jõulud. Jess! Täna on jõulud. Täna saab kingitusi. Üks asi mulle selle koha juures ei meeldi. Rubish. Ma arvan, et ma söön ära ja siis ma teen siit natuke ilusamaks seda vaatapilti. Siis on juba prügikast ka olemas. Miks mitte prügikasti viia? Ma nägin enne, et inimesed tulid ka rannast üles. Prügi oli käes, viisid prügikasti. Oli mingi perekond, kes teevad head asja. Perekond normaalseid inimesi. Perekond normaalseid inimesi, sest eile seal, enne kui me magama hakkasime jääma, üks auto parkis ja hommikul täpselt selle koha peal, kus nad olid, oli 2 Coca-Cola pudelit kilekotti visatud ja mingi šokolaad. Ja siis oli kilekott oli reaalselt ilusti kinni seotud, nagu oleks prügi viinud või midagi. Lihtsalt tropitud maha. Aken alla keritud, välja. Kuigi 15 meetrit ja seal oli prügikast. Siuksed kombed on siin lõunamaal. Mitte ainult Kreekas, ka Hispaanias olid siuksed kombed. Inimesed arvavad, et prügi kaob ise ära. Prügi ei kao mitte kuhugi siit maailmast. Vaadake lihtsalt lõpp ilus vaadena. Ja siis tuleb siit. Nästi. Nii et kinnas on käes. Kott on olemas. Sandra segab mind. Enne päikeseloojangut on siit ees puhas igatahes. Ja. No nii, panen timelapsi ja vaatan, et palju ma seda prügi kätte saan siis. Siin on seda, siin on. Lubasin päikeseloojanguni. Kahjuks päikeseloojangut ei ole super hästi näha. Pilved tulid ette, aga koristasin seda sektorit, mis siin vänni ees on. Üritasin nii puhtaks saada kui võimalik. Mina enam sodi ei leidnud, aga nüüd on vaja sodi prügikasti ka viia, nii et kindlasti on ka nii palju alles, et ma ei tea, support me, with a new kinnos, ma võin seda tegemist jätkata. Pole koristamise vastu mitte midagi. Häid jõule maa. See on minu kingitus maale. 40 minutiga kivide vahelt siis niuke hunniks oli. Ühesõnaga koristasin siis selle kuni mereni siit ja siis kuskilt seal läheb siuke trepi moodi ja siis sealt ma kaugemale ei jõudnud. Aga päike läheb pooja, ma viin prügi sinna sinisesse kasti kiirelt ära. Või toon kasti siia ja viskan kõik prügi sinna. Vaatame korra. See oli for sure mingi pissipudal praegu. Jälle kollane vedelik oli sees. Ühesõnaga, sa pesed käed ära seebiga, siis ma annan desovahendid ka veel peale. No nüüd on viimane. Maailm on nüüd täiesti puhas. Päike on loojas, nagu lubasin. Päikeseloojanguni. Väga tubli oled. Tule nüüd siia kallis. No. Kuidas me oliivipuude lõksust pääsesime ja millest sai meie elu halvim otsus? Et teada saada, pead järgmist osa ootama jääma.